laupäevane esimene sõit on tehtud ja päris kõva sõit, aga räägi, mis seal stardis oli, et... Ja, et sõit oli iseenesest okei. Stardis nüüd proovisime, no kuna mul stardid on suhteliselt kehvad see aasta olnud, siis proovime natuke teist sidurit. Aga see oli päris agressiivne ja tõmbasin otsa pisti. Ei suutnud libistada piisavalt. Ja tahtsin liiga kiiresti minema minna. Aga esimene ring oli päris vägev, et päris kõva tõusu tegid, et kas õnnestusid mööda sõidud hästi? Jah, tavaliselt mul on esimesed ringid just olen ära andnud. See kord siis suutsin teha okeid möödasõidud siin paaris kurvis ja üllatavalt ees oli. Sa olid peale esimest ringi juba mingi 11, aga stardikurvis sa olid ikkagi seal teises pooles, et siis sa said mingitest, suutsid vältida mingisuguseid sisemisi kurve. Ja siin esimesed 2 kurvi tõmbasid täitsa väljast ja kõik seal natuke koperdasid seespool, et väljas sai ilusti mööda pundist. Kuule, aga sõit väga ilus, agressiivne, iga ring peaaegu tõusid ja lõpus siis 8. koht, et kuidas sa sõiduga rahule jäid? No ütleme niimoodi, et ma nüüd olen 1,5 nädalat kodus olnud, et ma olen natuke rahulikult võtnud päris niisugune trenni, kui ma ütlen just füüsilise poole pealt, et väsisin ära natuke, aga jaa. Visuaalselt küll aru ei saanud? Jah, eks ma proovisin rahulikult sõita ja nautida, et endal oli mõnus, hoog oli enam-vähem, et rada on veits päris sketši tegelikult. Räägi natukene uuest pildist, et viimasel ajal on tulemused nagu paremaks hakanud minema, et sa olete leidnud mingid settinguid ja hakkad nagu koduseks saama teemi peal. Jah, ega tegelikult sikka sama nagu alguses, lihtsalt ongi kodusem ja mõnus on juba sõita, et nagu oma sikkel. Räägi esimesed muljed ikkagi see aasta oled nagu tehase tiimis, nii et kuidas see tugisüsteem ja kõik toiminud on siiamaani, et kas kõik tsikli osad ja asjad on olemas ja nii palju sõita kui vaja on? Jah, täpselt. Saan nii palju sõita kui tahan ja viivad mind trenni ja kodus on sikkel olemas, kui olen kodus, saan ka ilusti sõita ja on täpselt sama sikkel, mis on võistlustel, et selle poolest on kõik normaalne. Inimesed on väga sõbralikud ja aitavad kogu aeg, on toeks alati. Itaalia eluga oled ka ära harjunud? Jah, nagu kodus. Aga sa ütlesid, et viivad siin trenni, aga on sul keegi, kes siin treenib ka või teed täitsa üksi omal käel? No tegelikult me oleme Jacki Viimandiga koos. Tema teeb siis mulle kavasid. Vahepeal käime Itaalias koos trennis poistega siin. Et meil on niisugune väike punt, niisugune 3 punt, siis saame sõidutrenne koos teha vägev selles suhtes. Kas Eestist oled täna täitsa üksi seal või on sul keegi kodust ka kaasas, kes toetab sind? Eestis, jaa, käin üksi seal, elan nendega seal, kedagi rohkem kaasas praegu ei ole, et saan hakkama ja pole iga midagi. Räägi natukene oma sellist igapäeva rutiinist, et teed trenni, aga millega sa oma muu aja sisustad seal? Ega, ma ei tea, võtan autole linna peale või käin seal Kondon mägedes ringi, ega seal tegelikult midagi erilist teha ei ole. Aga kuidas tiimi poole pealt, kas on teil füüsilised treenerid ja ütleme, Mahv on kõva taga kõigega või kuidas saad ise vaadata, kuidas teed? No jah, ongi. Jacki teeb mulle põhimõtteliselt siis nädala või kuu kava ette ja selle järgi ma lähen rahulikult, et midagi väga hullu ei ole ja midagi kerget ka ei ole selles suhtes, et piisavalt täpselt. Sa ütlesid, et sa oled nüüd Eestis olnud, et mis sind siia tõi ja mis sul nüüd plaan peale käigumsid? Nüüd ma olin 2 kuud või üle 2 kuu natuke olin Itaalias, siis ma mõtlesin, et peaks perega korra üle vaatama. Et tulingi Koitsa. Magasin natuke enda voodis ja olin vendadega koos ja emaga ja chillisin niisama natuke. Aga nüüd peale käigumsit on sind Eesti krossi sõpradele ka näha? Hetkel kalendrit vaadates siis ega ei ole. Olen välismaal ja ei ole, jah. Itaaliakate kalender on tihe? Jah, Itaalia, Euroopakad ja nüüd me otsustasime, et me sõidame Lommeli GP-gas, et hakkame selleks ka vaikselt valmistuma ja Eesti vist ei jõua, et kalender kattub, jah. Okei. No väga hea. Kuule, aga ütle seda ka, et kuidas sul tiimi ootused on sulle siin praegu, et
kas ütleme niisugune top 10 on see või tahetakse top 5 või on sul mingi tiimiga kuidagi mingid eesmärgid ka seatud? Otseselt eesmärke pole pannud, et hetkel on iga võistlusega tõusus joones läinud, ma arvan, et see on hästi ja poisid on ka õnnelikud olnud, et midagi halba nad mul öelnud ei ole. Et ma usun, et on hästi siiamaani. Okei, kuule väga hea, igatahes hea, palju edu sulle homseks ja me hoiame pöödlad pihus. Aitäh! Ander Luspo, Keegumsi esimene tööpäev läbi, auhinnaks 19. koht. Kuidas rahul jäid? Tegelikult oli päris äge, vähemalt tunne oli hea ja sõita oli lahe tegelikult. Et tegelikult hommikust saadik on niisugune mõnus vibe olnud, et nagu ikka, siis leiame ikka eestlased omavahel ikka lõpuks üles seal raja peal ja siis Tanniga sai seal viimane ring suht korralikult võidu pandud, aga jah. Sai viimane ring mööda, aga tegelikult oli lahe. Väga pull, võib sõita küll nendega koos, et ei ole mingit probleemi. Ma vaatasin ka, et start oli päris hea, et räägi see stardikurvis oli kõva kobar ka, et sa pääsid sealt mööda ja tegelikult esimese sõidu poole sõitsid väga ilusti pundis. Jaa, ei, tegelikult oligi, stardis läksin, siis poole sirgi vaatasin kõrval, et seal oli suht tühi, ma just lõikan sisse ära ja siis nad olid veel vaid pikali ka, siis veel niisugune ekstra boonus seal, et paar kotti olid sinnaga maha. Ja siis algul saigi seal mitme vennaga mööda ja tema põi mööda, mina põi uuesti mööda, et sai niisugune korralik võidusõit käis. Et tegelikult on tullu, tegelikult oli jumal lahe. Mina olen tegelikult suht rahul, et eks homme on 30 minti ja vihma sees, et on veits teine teema, aga täna oli okei. Kuidas see rada, me oleme siin enne ka rääkinud, et ütleme Eestis krosside need rajad on suhteliselt siledad ja hüppenukid maas, et siin ikkagi on asi vähe tehnilisemaks tehtud, et kuidas sa sellega harjunud oled? Ei, mulle väga maitseb siuke raja ettevalmistus, et eks aastad on Euroopakaid ka sõidetud ja neid radasid juba sõidetud, et see ongi nagu äge, et hüppenukid on kõrged, aga samas neid nagu sõitjate vahel just nagu nukke veits kohendatakse, mis lähevad väga hulluks ära, aga samas nagu ülejäänud rada on aukus, et siuke nagu täpselt õige vahekord, et nagu olema peaks, et hüpped ei pea olema need, mis neid maha nii-öelda niidavad, vaid pigem ikka mingi muud elemendid, augud, asjad, et Räägi natukene, uus värv on Sikkelamist põhimõtteliselt sama, aga kuidas muidu, et uus porilaud on ees ja on uus hingamine ka? Jah, tegelikult Sikkel on suht sama, et ongi esiporka on punast värvi, ütleme nii, et ülejäänud on sama, aga just see nagu tausta pool ja see teema on nagu poole siuke, ma ei taha midagi halvasti öelda kellelegi, aga lihtsalt on kuidagi sujub hästi meil ja see koostöö ja Mehkaga nii-öelda, et on siuke, nemad on huvitatud ja mulle meeldib ja siuke nagu kahepoolne värk on, et mulle meeldib ja eks alati on ükskõik uus värv uuel hooajal, siis on alati siuke tuhhi näiteks rohkem ja siuke vinge ja teistmoodi ja harjumatu, et ei, mina olen rahul, kõik toimib ja kõik on väga hästi. Homme, kui nüüd vihma sadama hakkab, siis on ilmselt siuke natuke loterii moment ka, aga mis kohaga ise rahul oled? Tegelikult, kui siia Keegumisse tulin, aga mul mingit siukest goal'i ei olnud, et ma pean raudselt punkti saama, et pigem oligi see, et tahaks nagu just pundis võidu lasta, et ma ei tiksuks seal taga kuskil üksinda ja et saaks nagu pundis sees ja kui tuleb punktid, siis on ju kõik see ainult boonus, et mul nende punktidega nii midagi peale hakata ei ole, ütleme nii, et aga ikka paugutad nii, kus jaksad ja kui punktid tulevad, on hästi. Mis selle hooaja plaan veel on, et millised välisvõistlused lisaks Eestile veel plaan on? Kindlasti tahan sinna Lommelisse minna Openi Euroopakatele ja mõte on siis ka Soome MXGP-d ka, et see on järgmine vahetus ka kohe, et siuke nagu nii liivas juba nühid, et see oleks nagu hea minna sinna tegelikult. Et Soome etapp võib-olla rohkem nagu siuke endal nagu, et tahaks sinna minna kui Keegumsse, aga jah, plaan on siuke praegu, et sinna ka äkki. Aga see Keegumse rada, ta juba siin tänase päeva lõpuks läks päris auku, et homme ilmselt läheb veel, et kas sulle just sobib siuke raske aukusrada või kuidas sul tundub? No mina eelistan jah siukest tehnilised rada, ongi aukus ja asjad, et ei peaks mingi silmatruutus ainult kihutama, et see mul eriti ei maitsegi just, et ajapel sõid on alati mu nõrk koht ja nii edasi, et need kiired ringid, et just siuke võidusõit, pikk sõit, aukusrada, et see on juba maitseb rohkem. Aga täna, ütleme, me oleme siin Eestis rääkinud palju, et lähevad käed jämedaks, kui sul sellist probleemi ei ole või mis sul nagu ära väsib, näiteks täna oli väga intensiivne sõit? Ei, täna oli, tegelikult oli tunne hea. Pole midagi kurta, et tunne on hea ja vorm on tegelikult ka hea, et ma ei oskagi midagi öelda, et eks need käed lähevad täis seal kevade algul küll kogu aeg ja siis on 20 minti ja põhud, aga
aga on saanud normaalselt trenni teha, Tšikkel töötab, olen valmistunud selleks võistluseks, kõik on korras. Aga kuidas sul ettevalmistus üldse kuni tänaseni on läinud, et kuidas sa talvel treenisid ja? No, talvel sai kõvasti suusatatud ja jõukad pandud, et see talv oli päris luks, et sai palju sõita suuska nii-öelda ja siis kevadel sain laagrisse ka minna, mis oli üli super, et sain see aasta minna. Kus sa käisid? Itaalias olin 3 nädalat, et oligi just värske pilli, kui läksin, saigi näits timmida seal amorte kõik enda järgi sättida paika rahulikult, et Itaalia on alati hea mõte. Ja palju tundi tänaseks on? Kusjuures ma ei teagi, ma väga neid tunde ei loe, aga just saigi siin üks pill välja vahetatud, et ühel saigi tunnid täis, et see aasta on normaalne kõik. Okay. Ja kohe on endal ka parem tunne, et sõita on vaja, et midagi teha ei ole. Ei no igatahes täna väga ilusti püsisid pundis ja noh, täpselt nagu sa ütlesid, eesmärki täitsid, et siit ütleme, lähed Eesti, siis on juba enesekindlus sedavõrd kõrgem ja sedavõrd lihtsam. No juba lommeliks ettevalmistused, kui seal tahad nagu hästi siin SMX GP on, ma arvan, parim koht, kus. Ja, täpselt. Et siin on päris, no ongi, kõik kutid on ikka päris vihased tänavad minna, et isegi seal minu nii-öelda seltskonnas seal sõidu ajal olid ka eelmine nädal Adakil poodiumil poisid, et see punt on päris tihe seal, et aga ei, väga lahe, mulle meeldib. Väga äge, et soovime sulle homseks palju edu ja aitäh! Suured tänud teile! Aitäh sulle!